üldiselt tuleb täita parvejuhi käske, mina istun taga, mina teid kamandan. Kui ma ütlen, et vasak tõmbab, siis kõik, kes vasakul on, tõmbavad hästi kõvasti. Noh, parempoolsed võivad muidugi ka tõmmata, aga vähe nõrgemalt. Või kui ma ütlen, et vasak tõmbab, parem pidurdab, siis vasak pool tõmbab ja parem niimoodi pidurdabki, ehk et lükkab nagu tagasi. Nii, lükkame kaldast lahti ennast. Lasta olla. Parem tõmbab. Et vesi on kuidagi selline, teatud maagia tas on. Et vee peal on põnev ja vesi on natuke ohtlik ja ohtlik on alati põnev. Et need riskid tuleb nagu enda jaoks selgeks teha ja neid saab vältida. Et siis külma vastu pannakse kalipso selga ja ujumise oskuse parendamiseks pannakse ohutusvest selga ja kuidas öelda, selle ohutuse tagamiseks, et ei minda sellisesse kohta, kus väga ohtlik on, seda tagavad jälle parvejuhid ja kõik see kokku nagu teeb sellise ohutu, aga samas sellise adrenaliinirikka tegevuse. Soel on hea niimoodi trikke teha lõpus, et inimesed on pika teekonnaga ennast naha palavaks saanud ja siis on nagu saunast vette hüppamine. Et parve on kerge ja sellega saab igasugust tsirkust teha, et ta on selline ohutu ja tavaolukorras on meil parve peal ikka satub paar sellist inimest, kes on ennem veespordiga kuidagi kokku puutunud, et siis need on nagu parvejuhtidel abis ja siis saab teda niimoodi üle nina ja üle saba ja üle külje keerata. Et siis see päästmine nii käibki, et päästevestist või ohutusvestist tõmmatakse inimene kiiresti parve peale. Et ta käib suhteliselt lihtsalt ja siis keeratakse parv ringi ja minnakse igaüks oma parve peale tagasi. Siin nüüd oligi see, et ei pudeljutud nagu laiali ilusti. Siin on voolu nagu ei ole. Kevadel Jägalas küll on niimoodi, et parv ujub ees, siis on 2 inimest on parve küljes ja ülejäänud siis tulevad riburada järgi. Aga üldiselt ikkagi oleme niimoodi, et korraga on vee peal mingi 2-3 parve ja suhteliselt üksteise järgi nagu sõidame, et kui keegi ümber läheb, siis kohe karjutakse ja tõmbatakse nagu välja. Parem siis parem pidurdab ja vasak tõmbab. Nii, parem pidurdab, vasak tõmbab. Tead tuleb õppida käest lollusi. Kui on aeg käes, siis on hilja harjutada. Lustimiseks head riistad küll. Adrenaliinilaks, muud midagi. Ja teine asi on muidugi veel, et kui sul on vaja tõesti ühest kohast teise kulgeda ja sul on ainukeseks liikumisvahendiks selline, siis saad hakkama ka teedete maastikul. Tahtiparv on selline hästi ujuv asi, et ta on täis puhutud, ta ei lähe põhja. Isegi olgu ükskõik kumba pidi, on tal põhi ülespoole või õiget pidi, siis ta ujub igatahes ja tal on servas on nöör, et ka suuremates kärestikus, isegi kui juhtub midagi ja minnakse nii-öelda viimast võtma ja ümber kogemata, et siis on võimalik tast ikkagi kinni hoida, tema koos ujuda, teine parv tuleb appi, keeratakse ta püsti tagasi, et ta on selles suhtes väga ohutu riist, aga samas teistpidi et kui selleks, et kärestikul süstaga sõita, mis on kindlasti väga adrenaliinirikas tegevus ja väga mõnus, aga see eeldab seda, et sa oskad sõita. Et sul kulub tunde enne, kui sa üldse vee peal liikuma saad ja siis kulub veel nädalaid, kuid ja aastaid, enne kui sa sellest täiesti mõnu tundma hakkad. Et siis parve puhul on parvejuht üldjuhul juhib sind ja sa saad ka ilma eriliste algoskusteta sellise vee mõnu kätte. Tänase veega ja sellise oludega pakub just rohkem tõmbamise mõnu, et siuke puhas sõidurõõm on vastigi siis, kui veetase vähe suurem on.